Tere! Selles lühikeses videos saad sa teada, kuidas kütteväärtuse arvutusülesannetest 8. ülesannet lahendada. Siin on siis selline ülesanne, mitu kilogrammi puitu on vaja põletada, et 12 kilogrammi jääd temperatuuril -15 kraadid Celsiust muutuks veeauruks temperatuuril 100 kraadid Celsiust ja põlemise kasutegur on 0,5. Tegemist on siis lõkkega, kus põleb puit ning puidu põlemisel eraldub soojusenergia. Kogu põlemisel eraldunud soojusenergia jaguneb 2, kus 0,5 ehk pool sellest põlemisel eraldunud soojusenergiast kulub vee kuumutamiseks ja ülejäänud energia läheb kaotsi, mis kulub siis näiteks õhu soojendamiseks. Esimese asjana selles ülesandes tuleb mõista seda, et jää, mille mass on 12 kilogrammi ning algtemperatuur on -15 kraadid Celsiust, muutub lõppkokkuvõttes veeauruks temperatuuril 100 kraadid Celsiust. Siin on vaja kujutada endale vihikusse ühte temperatuuri telge ja sellele teljele on vaja kanda jää algtemperatuur, mis on -15 kraadid Celsiust ja veeauru lõpptemperatuur, mis on 100 kraadid Celsiust. Samuti on vaja ka meeles pidada, et selleks, et jää muutuks veeauruks, on vaja läbida 2 protsessi, mis on sulamine, mis toimub 0 kraadid Celsiuse juures vee puhul ja keemine, mis toimub samuti 100 kraadid Celsiuse juures. Ning on vaja nüüd mõelda, mitu erinevat protsessi siin toimuma hakkab. Esimene protsess, mis toimub, on jää soojenemine -15 kraadilt Celsiuselt kuni 0 kraadid Celsiuseni ja seda me arvutame soojushulga valemiga, mis on m jää korda c jää korda temperatuuri muut, kus -15 kraadid Celsiust on algtemperatuur ja 0 kraadid Celsiust on lõpptemperatuur ning temperatuuri muut on +15 kraadid Celsiust. Teine protsess, mida on vaja arvutada, on jää sulamisel neelduv energia, mida me arvutame valemiga m jää korda lambda H2O. Tuletan meelde, et sulamissoojus saab olla nii positiivne kui ka negatiivne. Sulamisel sulamissoojus on positiivne ja tahkumisel on sulamissoojus negatiivne. Kolmas protsess, mida tuleb arvutada, on vee soojenemine 0 kraadid Celsiuselt 100 kraadid Celsiuseni ja seda me arvutame valemiga m vesi korda c vesi korda temperatuuri muut, mis antud juhul on 100 kraadid Celsiust. Ning viimane protsess on keemine ning on vaja leida siis mitu džauli soojusenergiat on vaja selleks, et 12 kilogrammi vett nüüd muutuksid veeauruks ja seda me arvutame valemiga m vesi korda L H2O. Selles ülesandes on vaja kasutada kõiki siiamaani õpitud valemeid, mis on temperatuuri muutumiseks vajalik soojusenergia valem, sulamiseks või tahkumiseks vajalik soojusenergia valem ja aurumiseks ja kondenseerumiseks vajalik soojusenergia valem. Kui me teame kõikide 4 protsessi jaoks vajalikke soojusenergiaid, siis on vaja liita need energiat kokku, et leida kogu vajalik soojusenergia, mis lõppkokkuvõttes on 37 044 000 džauli, mis on 37,04 megadžauli. Kui see on tehtud, siis me võime arvutada välja vajaliku puidu massi, kus kõigepealt paneme kirja, et kuu põlemine, mis on põlemisel eralduv soojusenergia, jaguneb siis kasulikuks ja kaduenergiaks, kus kasulik soojusenergia on 0,5 kuu põlemisest, mis tähendab, et siin me kasutame kasutegurit 0,5. Ning kasulik soojusenergia on täpselt see, mis läheb siia poti sisse veele ning see on 37,04 megadžauli. Kuu põlemine on R-kütus korda M-kütus
R-kütus on puidu kütteväärtus ning see on 15 korda 10 astmel 6 džauli kilogrammi puidu kohta. Ning nendest kahest valemist võime kokku panna valemi, et 0,5 korda R-kütus korda M-kütus, mis on Q kasulik, võrdub siis meie energiaga, mis kulub selle jää muutumiseks veeauruks. Ning kui see on tehtud, siis tuletame puidu massi valemi ning saame, et 37,04 megadžauli jagatud kütteväärtusega ja kasuteguriga on umbes 5 kilogrammi puitu.